ehk siis laias laastus ikkagi sarnase ilmega koosseis meil täna siin Kosovole vastu astub. Nägite siin seda koosseisu ekraani peal graafiliselt ka hetk tagasi, kui siin no tõeline täpp, kord rohkem, kord vähem. Mängu alguseks on küll taevaluugid sulgunud, aga väljak on siiski selgelt selline mõnusalt märg libe. Kõige nii-öelda tagumisema posti tsoonis, kas tema poole see tõste tuleb ei tule, tuleb sinna suhteliselt keskele siiski ja tundus, et vastaste enda kaitset palli endale. Tõstab Eesti rünnakule, aga Palts nüüd natukene kaotab seal korra tasakaalu ära ja viib nüüd hoopis selline võllanalja tees viib hoopis Kosovo rünnakule, aga ja jätkirpult Kalale. Kala paremalt äärelt madal Kross värravasi, selle loogiline vahetus ka üks Eesti koondise paremaid mängijaid siiski selgelt. Mari-Liis Lillemäe ju on nii Floras kui koondises ikkagi väga pikalt olnud põhimängija rollis. Ühest mängist mööda, kas jätkab selle, jah, leiab ka Kala selle jätkuga, Kala tsenderdus nüüd sinna Sauluse suunas, kokku põrge värava. Uuesti Männiste. Tuleb siit kauglöök nüüd värava peale ja Kuntra tants nüüd seal nurgalipu juures, kes selle palli endale saab ja pall mängu. Näeme sellist olukorras, et lõpuks üht või teist moodi ikka üle hetkel siin juures olevat pilt näha. Meil õnnestub seda päris pikalt kohati teha. Saulus ja sööt nüüd ääre peale, Kalal on võimalus keegi nüüd üles siit leida, madal tsenderdus sinna külje võrku. Suudab ta väga universaalse mängina toimetada seal just ründaja all, keskväljal, aluse keskvälja mängijana või siis ka keskkaitsjana. No nii, siin on nüüd vaja Eesti koondisel 2-3 vastu olukord meie poolt vaadatuna ära kaitsta, tuleb siin peale, Kelly Rosen hästi jõuab ette, aga siin palju endiselt vastastel. Ootlik olukord ja nüüd sahiseb. Number 17 paistab olevat seal värava autoriks Aurela Aimerai, Vålerenga mängija, kes siin tuli teiseks poolajaks vahetuses sisse. Ja Kosovo läheb siin 72. minutil seda mängu 1-0 juhtima. No üsna ikkagi selles mõttes ei millestki, et mingisugust mängulist ülekaalu siin ju eelnevalt ei olnud või survet, vaid oli olukord, kus tõesti jäime kaitses natukene hõredaks. Jah, siin olukord algas juba natukene, või see kordus algas juba natuke hiljem, kui see ja tuleb otse värava peale sealt löök, vallikaotus, vaid raske viga. Lillemäe tsenderdus tagumise posti juurde ja siis ta väravatu hindab. Teern lööb teravalt, lööb otse müüri, kuhu see järgmine pall jääb Purgatsile, Purgats lööb ka ja müüri jäänused jäävad sellele pallile ette. 2 teravat palli, aga takerdusid mõlemad sealsamas müüris olnud mängijatesse. Aga jätkuvalt olukord, käega mängu nõutakse, aga siin on pall endiselt lahti, Teern lööb peale, aga taas jäävad mängijad ette, nurga Rämet palli karistalasse riputada, vaba löök Eestile. Ja vastasse väravaht korra justkui Rosenilt nüüd veel üks tõste sinna Teerni suunas, aga natuke jääb lühikseks või vastasse kaitsjad on hästi selleks valmis. Ja nüüd kõlab siis lõpuvile Eesti 0, Kosovo 1. On tänase mängu lõppseis. Kelly Rosen, Eesti koondise kaitsja, 90 minutit platsil just rassinud ja mõned minutid siin pärast lõpuviljet ka platsi peal veetnud, ikkagi päris selline põhjalik energiaring oli teil. Mis seal sõnumid olid, kes sõna võttis ja mida räägiti? Praegu rääkis peatreener ja juhtis tähelepanu sellele, et me jõuame tegelikult väga headesse kohtadesse ja et suurem osa mängust oli ju kontroll meie käes ja et peame sellest ise ka aru saama, mitte see ei tohiks meile üllatusena tulla. No täna 0-1 kaotus Kosovole, kuidas sa ise selle mängu kokku võtaksid lisaks sellele, mis sa just ütlesid? Keeruline selles mõttes, et ise tundsin ka, et tegelikult oli meie kontrolli all, et me
suutsime ilusti taga lükata ja nii-öelda välja mängida neid olukordi ja ma ei mäleta, kuidas see värav nagu alguse sai, ma mäletan ainult nii-öelda lõppfaasi, et eks selle peab üle vaatama ja kui me mõtleme sellele 0-8-le, mis meil seal Kosovos oli, siis seal ka ütleme semikontrate pealt oli väga palju, et ma mäletan ainult, et ma olin üksi väga mitme Kosovo mänge vastu seal lõpus, et peab üle vaatama, kuidas see üldse sündis. No Kosovo selles suhtes ongi huvitav vastane, et see sama 0-8, mida sa viitsid mõni päev pärast seda, me võitsime neid, et mis tunnetega te täna selle mängule selles suhtes vastu läksite, et palju teil ju see 0-8 kindlasti ja see võit ka oli ju tegelikult sealt samast meeles? Me lähme igat mängu võitma, vahet ei ole, kes vastas on, nii et selle sama mentaliteediga me täna väljakule tulime ka. Räägi, naisterahvaste vanusest pole viisakas rääkida, aga paratamatult, kui ma protokolli täna vaatasin, siis sina olid ikkagi selgelt üks kogenuvaid mängeid seal algkoosseisus vähemalt, eks ju, et paljud teised on ju seal ikkagi 2005-2006, isegi mõni 2008 sündinud, et tunned sa ka ise, et oled pidanud võtma mitmete teiste selliste vanemate olijate praegusel ajutisel puudumisel sellise vanema olija rolli nii-öelda enda kanda seal riietusruumis ja võistkonnas üldse? Meil on niikuinii nii-öelda kaptenite, mitte ainult siis üks kapten, vaid meil on nii-öelda kaptenite grupp ja me jagame seda vastutust nii-öelda omavahel, aga ütleme ka ma Floras olen vanim, et see vastutus ei ole nagu üleöö tulnud ja ma olen sellega juba ära harjunud. No üks lihtne asi, mida tuleb siis nüüd 3 päeva pärast natukene paremini teha siin samas Tallinnal selle sama vastase vastu, et see seis ümber pöörata? Väravaid lüüa. Ka Eesti koondise peatreener Aleksandra Šavaldaeva. Aleksandra, tere! Ma küsin sama küsimuse, mille ma Kellilt küsisin esimesena, et teil oli päris pikk energiaring siin pärast mängu, et mis see põhisõnum oli, mille sa mängijatele seal edastasid? Ma natuke nagu lobisesin, aga ma võtsin kohe nagu käpasõnadest nagu natuke kinni, et tahaks võib-olla sellist natuke, mingi see ei ole nagu väga nagu jalgpalli spetsiifiline sõna, aga nagu just nagu sellist teravust, ehk siis et võib-olla mingit ründe nagu sellistes kolmandikus nagu natukene nagu nahaalsust rohkem, et me võtaksime, saaks paremini sinna liini taha või vahepeal on need kontaktimomendid mängijate vahel ei ole nagu väga head, et pallid nagu lähevad, siis mänge ei lähe, siis mänge läheb, aga siis pall nagu ei lähe ja et veidi on nagu mingid sellised olukorrad esimese hooga praegu tundub, et nagu peame nagu paremaks tegema, kindlasti nagu mänguanalüüs nagu annab veel rohkem vastuseid, aga ja, et ja veidike, see teine sõnum oli, et peame nagu võib-olla veel rohkem seda mängu tempot kontrollima, et mulle tundub, et me nagu tunneme ennast natuke võõralt nagu selles rollis, et me nüüd nagu ehitamegi mängu üles ja võib-olla domineerimegi nagu palliga, et me otsiksimegi neid ruume, et tahame selline 2-3 söötu teha ja siis juba nagu rünnakule minna, aga ütleme seal, need olukorrad võib-olla ei ole nagu piisavalt hästi välja mängitud, mis tähendab seda, et sealt võib tuleb pallikaotusmoment ja kui me nagu kiirustame, siis meil on nagu liinid võib-olla liiga laiali ja siis tuleb kontramomendid, kus nagu vastaste kvaliteet on ju lõpus ikkagi nagu said nagu selle ühe nagu kätte, et seega sellega peame korra ja ütleme üle vaatama ja veits, ma arvan, tööd tegema. No väravvõimalusi tegelikult mõlemal pool üsna vähe täna, aga üks värav siiski löödi. Mis seal olukorras täpsemalt juhtus? Sest see juhtus kõik peale seda, kui me tegime vahetusi, mängisime seal natuke positsiooni ümber. Kas see võis seal rolli mängida natuke, et oli just nii-öelda positsioonivahetus toimunud ja siis tuli? Võis natukene jah, ütleme midagi, et me see oli meil nagu selline nagu muudatus nagu natuke nagu juba ette nagu planeeritud, aga pigem on ta jah selline, et Audi olukorrad peame lihtsalt üle nagu vaatama, et ma arvan, et seal see meie Audist nagu lüüakse värav, et see päris nii nagu ei tohiks nagu olla, et see ma arvan, et see on rohkem nagu selle momendiga nagu võib-olla seotud just nagu selle Audi momendi nagu kontrolli alla nagu saamisega, et midagi nagu hullu tegelikult nagu seal ei olnud, aga jah, kahjuks me teadsime, et nad ütleme sellistest nagu üleminekutust on nagu löövadki enamik oma nagu väravaid, et jah, aga pigem Audi olukorrad kontrolli alla saada.
Võib-olla paljud mõtlevad, täna oli sõprusmäng, läksime ikkagi väga sellise üsna sarnase koosseisuga peale, millega me tegelikult ka Bulgaaria vastu viimati mängisime algkoosseisu mõttes. Esimesed vahetused tulid seal vist üldse 70 minuti kandis, et võib-olla paljud mõtlevad, et miks me siis neid vahetusi nii hilja tegime või miks me nii vähe tegime, et kas sa kuidas sa nendele inimestele vastaksid, kes niimoodi küsivad? No, seal on nagu mingid ütleme, need vahetused on seotud nagu ütleme mingite nagu kohtadega, mis on nagu võib-olla need mängijad, keda me tahtsime nagu sisse tuua, et kas seal on nagu mingisugused piirangud või siis on nagu mingisugused nagu muud sellised asjad, et aga samas ütleme sõpruskohtumised, et on ka nagu et neid võiks olla nagu vaadata nagu kahtepidi, et üks on nagu see, et me näeme nagu mingit olukordasid ja neid mängijaid ja mängijaid siis erinevates olukordades, aga teistpidi on ka see, et me nagu ka lihvime mingisuguseid momente, saame nagu ütleme nende mängijatega, kes meil nüüd eelmises mängus mängisid, et siis nendega võib-olla kinnistame mingisuguseid ütleme omavahelisi kontakte ja asju, et seega kindlasti me teeme mingisuguseid neid muudatusi ja asju ka, aga ma näen, et meil on niigi palju, ütleme, arvestades mingite puudujate asjadega on nagu niigi palju, ütleme, selliseid muudatusi, mis me oleme nagu juba praegu teinud ja et siis nagu et muudatusi nagu muudatuste pärast nagu ka nagu ei tahaks nagu teha, jah.